Tere tulemast Paidesse Wittgensteini tegevusmuuseumisse, aga loomulikult enne, kui me seda lähemalt näitame, vahetame me riided ära. No miks on oluline siis panna niisugused ajastu truud riided? Sellepärast, et me oleme Wittgensteini tegevusmuuseumis, kus siis ajalugu kohtub tänapäevaga ja et paremini mõista seda, kuidas siis ligemale 150 aastat tagasi väikelinnas inimesed elasid, siis me peame ka olema samas vormis, samamoodi käima riides, samamoodi siis proovima asju teha ja mööda tänavat jalutades me olemegi jõudnud siis apteeki ja siin meie ees siis on meie apteeker, Paide linnapea, magister Oskar Braše, kelle siis selja taga on siis Eesti kõige vanem säilinud apteegi kollektsioon. Siin on siis mürgid, siin on siis magusad ained, siin on vürtsid, siin on kõike, mida üks inimese hing ihaldab ja tahab. Me oleme jõudnud siis meie apteegi muuseumi rohupoodi, kus siis on suur valik kõikvõimalikke tooteid, mida siis saab ka proovida. Kuna vanasti oli apteegi juures ka ürdiaed, siis on ka meil sarnane asi ja igal apteegil oli ka oma jook. Meil on siis selline väejook, mis siis tõepoolest aitab siis stressi, väsimuse ja kõige muu vastu, et kui seda proovida, siis elu, isu taas tuleb tagasi. Me oleme jõudnud nüüd siis meie Wittgensteini tegevusmuuseumi sepikotta, kus siis saab käed külge panna ka metallitöös. On näha, kui raskesti või kui kergesti üleüldse tarbeesemed omal ajal siis valmis said ja kuidas me peaks nüüd hindama, et mitte ei viska kohe katki neid asja minema, vaid ikka üritame parandada. Ja siin on vaja siis sellist suurt taskust ja jõudu, aga samamoodi ka siis osavust. Me annaks sulle hea meelega siis ühe vasara. Väga oluline osa mingi ajastu mõistmisel on ka toidukultuuril ja nüüd me oleme jõudnud meie tegevusmuuseumi siis kõrtsi, kus siis saab proovida neid maitseid, mida proovis Eesti talurahvas, mida proovisid baltisakslased ja mis oli levinud slaavi kultuuris. Ja kuna meil siin selline preililik olek on, et siin me istumegi siia baltisakslaste lauda. Samovar juba on mulksumas, siin on tuttav kohvimasin ka, millega siis saab endale head paremat siis proovida ja kohe-kohe siis tuleb siia meie juurde siis ka toit. Nii ja meile on siis jõudnud lauda ajastutruu toit. Tegemist on siis tõepoolest omapärase leemega, nii nagu ütlesid vanad eestlased. See on siis härja, saba, klimbisupp. Porgandid siis olid tõepoolest delikatess, köögivili, mis tänu baltisaksa kultuurile on jõudnud siis ka meie eestlase toidulauale ja porgandidest tehtud klimbid on siis väga levinud tolle ajastu kokaraamatutes. Aga mida sa nende kohta ütled? Ja tõepoolest ka magusat sai baltisaksa laua peal, kui eestlastel oli magusaks pigem mesi, siis baltisakslastel on siin sellised huvitavad trühvlid, mida saab proovida. Siin on natukene šokolaadi, natukene kreemi, natukene eksootilist kookost, nii et nii soolast kui magusat. Ma proovin siis selle supi ära. Isegi ei tea, mida oodata. Nagu siuke mõnus selge klimbisupp. Muideks siin on ka igasuguseid pidude korraldamised võimalikud, nii et võtke kindlasti Wittgensteini muuseumiga ühendust, sest see pole niisama muuseum, vaid seda saab kõik ise kogeda.